Nii, tere päevast! Ma olen oma armsa sõbraga jätkama varahaldusfirma koosolekut. Seekord meil on komandeering, me oleme Võnnus, kus on selline väga ilus kirik. Ka ilus asi, mis siin on. Kunagi on olnud vist priskemad ajad sellel linnakesel. Sellised vanemad hooned, ilusad. Ja mõtlesime jätkata siis oma seda koosolekut, varahaldusfirma koosolekut. Eile oli väga huvitav sündmus meil varahaldusfirmas. Meile tuli seltsiks Loch Nessi koletis. Väga armas loom, Sebra oli vaimustuses, lausa vaimustuses. Et kus me seda Loch Nessi koletist nägime, me olime selles, vist olid pooljuhid, kui ma õigesti mäletan. Olime pooljuhtide teemas ja nägime, kuidas Loch Nessi koletis kinnitas ennast sabapidi selle mäe tipu külge, eks ju. Ja siis hüppas sinna alla järve, nii et saba otsa ilusti veel mäe otsa kinni. Ma ei tea, tal on vist turvameetmed, et ta ei julge niimoodi ilma ujuda. Ja siis ta ujus seal, siin on toonekurg pesal. Ma ei tea, kas te näete. Ja siis ta ujus seal, hästi armas oli ujus ja tal oli ilus kael tuli ja siis oli pea ja ta oli nii armas ja ma mõtlesin, küsin juturoboti käest, et miks meile tuli Loch Nessi koletis seltsiks ja juturobot äärmise professionaalsusega analüüsis olukord, ütles, et jah, et see Loch Nessi koletis ilmune on väga-väga hea, see on ikkagi väga väärt külaline, et kui selline koletis saabub, siis ujub seal järves, eks ju. Aga see pea, mis hakkab, ta kõigepealt tuleb alla, eks ju, siis hakkab pea ujuma ja siis pea, need on põhimõtteliselt need suured härrad, nii et pea on Goldman Sachs ja Goldman Sachs, muuhulgas. Ja siis, nojah, et miks see on, et põhimõtteliselt, et meie oleme siin sõbraga ikkagi väärikad varahaldajad, me ei ole klounid. Tänapäeval on palju sellist kriitikat igasuguste nõidade kohta, et nõiad on sellised, ebateaduslikud ja pahad, aga kas on suuremat nõida maailmas, kui on fondihaldur näiteks? Sest keegi ei tea, mis toimub homme börsil. Järelikult, kui tema, käisin selle Swedbanka privaatpanganduse lehel ja meie ei kvalifitseeri, me oleme vaesed, aga seal oli huvitavaid teenused, üks oli nagu majanduse mõtestamine. Ma mäletaksin, nagu see sõber, mul on sõbra, neil on sõber ja kellega koos siis elu mõtestada. Ma ei saa aru, mis vahe näiteks nõia juurde minna ja seal elu mõtestada, kui sellise isikuga elu mõtestada. Põhimõtteliselt neil on hirm, need jäävad indeksile alla ja siis need peavad oma eksisid kuidagi õigustama ja siis mida nad teevad, nad kõigepealt ajavad mingit pläussi suust välja, selle asemel, et kaitsevad siin, nad hirmutavad siin. Nende lemmiklause on, et ma ei taha küll hirmutada, aga ise hakkavad kohe hirmutama, kohe hakkavad kolli jutte rääkima. Ja nad hirmutavad ja siis nad muidugi teeskivad tulemused, neil on need kvartali tulemused, eks ju, nii et praegu ongi nüüd juuni kohe tulemas, et ma juba ootan, et ma küsin juturoboti käest, et kuidas nad siis, mida nad siis teevad, eks ju, kas see Loch Nessi koletis on tegelikult teeskus algus, eks ju, nad võtavad vahepeal kasumeid välja, eks ju, ja siis jah, robotid ka abiks ju. Ja see palju võimsamad robotid kui see, kes mul kell 10:25 ostab. Ülejäänud päeva kuskil magab. Ühesõnaga siis nad teeskavad, nad käituvad nagu ebaväärikalt, eks ju. Ja siis see juturobot ütles, et jah, et kuidas ma näen, et põhimõtteliselt on 2 liiket, kui neil on nagu vaja suuremat tulemust näidata ja siis nad hakkavad muidugi kasumeid vahepeal välja võtma ja pärast hakkavad madalamal tagasi sisse, eks ju. Loodetavasti madalamal ja loodetavasti, jah. Ja võib-olla isegi kõrgemal, jah. Aga nad võtavad vahepeal välja, et nagu teeselda, mängivad ümber. Ja muidugi näidata klientidele, me teeme midagi, me ei istu niisama, me oleme mingid indeksi tondid, me teeme midagi. Ja siis, kui nad välja võtavad, siis nad ei saa kõike korraga võtta, sellepärast, et see graafikus kohe liiga palju näha. Siis nad hakkavad nagu seda järk-järgult tegema. Ja siis ütles, et kui tegib selline punakas, kergelt unine graafik, olukorras, kus peaks tegelikult olema natuke teissugune graafik, eks ju. Siis need fonditondid kuskilt Goldman Sachsist ja muudest sellistest organisatsioonidest teevad meile selle igasuguseid trikke.
aga meil on sellel hetkel muidugi hea, sest me teame, et need on trikid, nii et me tuleme oma 0,000, ma ei tea, murdosa ETF-iga tuleme kohe ja teeme ka trikke, aga teistpidi trikke. Vaat, et selline tore. Et jah, ma olen siin nüüd siis Võnnus pool aastakest toimetanud, oli tore käia nagu kord nädalas. Noh, rahalises mõttes oli olnud tore, aga muus mõttes oli tore. Rahas mõttes oleks ainult toredam eraõpilastega tegeleda. Aga noh, oli nagu selline, tekkis selline soov natukene ka palgatööd teha poolpäevakest. Noh, nii, olgu, aitab lobast.